Tere hommikust kõigile! Mina olen Linda, ma olen Poska vilistlane juba aastast 2023 ja tänaseks on minust saanud režiitudeng Balti Filmi- ja Meediakoolis. Niisiis ma mõtlesin, et ma näitan täna natuke, milline on üks tavaline filmikooli neljapäev. Mul on ees ootamas 2 koosolekut ja üks filmiajaloo loeng, nii et vaatame, mida see kõik endast kujutab. Nii, minu koolitee. Ma ise elan Kadriorus, mis on väga lähedal BFM-ile, seega ma jään alati hiljaks, sest teadupärast need, kes elavad kõige lähemal, jõuavad kõige hiljem. Nii, ma ei oska üldse arvata, mida inimesed teavad BFM-ist, mida nad tahaksid teada, aga üldiselt õppekava on meil väga erinev teistest erialadest Tallinna Ülikoolis. Ehk siis meil on väga palju kohustuslikke asju, mis justkui on mittekohustuslikud, aga need on asjad, mida filmitegija peab teadma. Ehk siis näiteks animatsioon või mingid tehnilised asjad, mida näiteks režissöör võib-olla tundub nagu ei ole vaja, aga tegelikult Eestis on Narva maantee. Eestis on nii, et kõik peavad kõike tegema. Seega me saame head teadmised näiteks montaažist ka või operaatoritööst. Ehk siis kõik saaksid töötada väga laial tööpõllul, kui niimoodi väljendada. Muidugi alati saaks rohkem õppida, aga nii on niimoodi. Nii, alustame oma klipi koosolekult. Seal on Anna, meie produtsent, ja Lotte, meie operaator. Ja siin on meie stsenaarium, mida me peame nüüd hakkama tükkideks võtma. Ja me teeme seda kõike väga hea vaatega BFM-i akvaariumis. Yeah! Woo! Lõunaks on siis mitte just väga seksikas sinihallitsjuustu võileib, siis väike kohvipaus ja palun. Teadupärast tudengitel väga palju raha ei ole ja BFM-is on see eriti tõsi filmikunstis, sest meil on tõesti palju tööd, aga raha selle eest ei saa, ehk siis praegu keskendume intensiivselt õppimisele ja sööme võikusid, aga filmikirg on see, mis toidab peamiselt. Nii et kõik on hästi tegelikult. Tore on päeval kodus käia, siis näeb siukseid tüüpe chillimas. Mul on tunne, nagu ma oleks selles olukorras juba olnud enne täna ja see on tõsi, sest ma lähen jälle kooli nüüd. Aga täna on jah selline rahulikum päev, et ega filmis siuke 75% ongi eeltöö ja okei, ma valetan praegu, tegelikult järeltöö on ka, aga kui sa teed eeltöö väga hästi, siis ei pea muu osas liiga palju muretsema. Seega hetkel meil on eeltööfaas erinevate projektidega. Ja üldiselt muudel päevadel meil on väga erinevaid loenguid. Meil on ka näiteks kunstiajalugu, mis kui mõtled, et lõpetad Poska ära ja pääsed sellest, siis nii see ei ole. Et kunstiajalugu jätkub ja see on tegelikult üks mu lemmikaineid. Meil on ka nüüd näitlemine filmitegijatel, siis on filmitehnika, filmi tootmine ja režissööridel hakkab tegelikult režii alles järgmine aasta. Ehk siis nagu režii meistriklassid. Meie põhiline õppejõud on Peeter Simm ja siis tulevad ka
erinevaid oma ala asjatundjaid, nagu Tanel Toom näiteks peaks suvel andma meile mingit meistriklassi. Nipet-näpet, siit ja sealt inimesi. Jah, meil on hästi mitmekülgne õppekava. Natuke aega keskendusime montaažile, filmikeel on üks põhiline asi. Ehk siis, et kuidas sa saad mingeid emotsioone inimestes esile kutsuda, milliste vahenditega. Selleks on meil eraldi aine. Ja jah, see on kõik, mis mulle hetkel pähe tuleb õppekava kohta praegu, mida jagada. Varsti joon jälle kooli. Tuttav koht. Vot, tšau. Coffee. Coffee time, yeah. Coffee time. Mul on need kirpud. Filmikirpud. Nii, ja oleme jõudnud päeva viimase punktini, ehk siis me peame tegema helifilmi. Põhimõtteliselt sellise filmi, kus heli jutustab lugu ja heli kannab põhirolli. Meil on kunstnik Grete, kes mõtleb, et milline see asi võiks välja näha. Siis meil on mastermind Maria, kes kogu selle asja välja mõtles. Ja Elise, produtsent, kes otsib meile raha. Või selle projekti juures mitte, aga põhimõtteliselt. Ja siis meil on väga õnnetu monteerija, kes ei saa põhimõtteliselt midagi veel teha, aga ta teeskleb, et ta juba monteerib. Siin me oleme, see on jälle meie koosolekuruum, väike akvaarium ja siit näeme suitsetavaid tudengeid. Nii, ja väga suur ajahüpe koolist õhtusöögilauda. Kala ja riis. Yeah.